tere, õde ja vend või kes iganes sa seda kuulad. Me oleme see nädal Amazing Grace Tartu koguduses lugenud ja jaganud neid sündmusi ja sõna suurest nädalast. Täna me oleme jõudnud siis suure reede eelsesse aega, kus on Jeesus koos oma jüngritega sööb viimast paasasööma aega. Ja ma loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist 26. kuni 28. salmini. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja andis oma jüngritele ning ütles: võtke sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas ja andis neile ning ütles: jooge kõik selle seest, sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmisest. Ja ma loen 28. salmi veel, see võtab kokku kogu selle paasasööma aja, kogu selle õhtu seal ja tegelikult terve evangeeliumi sõnumi ka, sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeks andmisest. See on tõesti hea uudis meile, kui sa tunned juba Jumalat, kui sa oled juba lepingus Kristusega, siis tuletada seda meelde, et jess, ma olen lepingus temaga, ükskõik mis juhtub või toimub mu elus, ma olen lepingus temaga ja kui sa veel ei ole, siis see võimalus on avatud, et astuda lepingusse ja suhtesse temaga. Ja siin on öeldud, et läbi selle lepingu saame oma patud andeks. See on kõige suurem asi selle lepingu juures. Aga lisaks pattude andeks andmisele, tõesti Jumal tahab anda meile elu ja elu ülikülluslikult. Johannese evangeeliumi 10. peatükis 10. salmis Jeesus ütles, see on nagu salmi teine pool: mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõiki ülirohkesti. Milline suurepärane nagu statement või sõnum, et ma tahan, et teil oleks elu. Ma tahan, et teil oleks kõiki ülekülluslikult. Ja see ongi üks selle temaga lepingus olemise nagu eeliseid, et ta tõesti kannab meie eest hoolt. Ta tõesti aitab meid, ta toob meid välja. Nagu mul praegu tuleb meelde ka 5. Moosese raamatu 28. peatükis, kus on see õnnistuste osa, et ütleb, et kui sa kuuled minu häält ja kui sa nagu järgid mind, siis need õnnistused tabavad sind. Seal on nii vägevad tõotused, et see on hea olla Jumalaga lepingus läbi Jeesuse Kristuse, selles uues lepingus. Ja tõesti julgustan meid tundma rõõmu sellest, et me oleme temaga lepingus, eriti neil aegadel, kus on näha sellist rahutust ja sellist ängi ja mingit pidi ka sellist hirmu. Ja me ei tea, mis majanduses saab, me ei tea võib-olla, mis töökohtadega saab, me ei tea, mis võib-olla tervishoiusüsteemiga saab. Paljusid asju raputatakse praeguse hetkes. Meil on hea olla kristlastena nagu Jumala lapsed ja mõelda, me oleme temaga lepingus. Halleluuja, tänu. Ja see täidab meid alati tänuga, kui me kristlastena mõtleme selle kohta. Aga kui me oleme temaga lepingus, kas meil siis ei ole raskusi? Jah, meil on raskusi. 34. salmis või laulus on kirjutatud: õiget tabab palju õnnetusi, aga Jumal tõmbab tema nendest kõigist välja. Ja see ongi just see, et meil on ikka raskusi siin elus, meil on ikka väljakutseid, aga me oleme nende raskuste keskel, läheme neist läbi koos Jumalaga. Hoiame temast kinni, oleme tema tahtes. Nii et see ei tähenda, et meil on mingi väga kerge elu, aga me oleme kõikide nende väljakutsete keskel koos Jumalaga. Ja see on põnev elu, see on seiklusrikas elu ja see ongi see uus leping, millesse Jeesus meid kutsus. Nii et olgem rõõmsad selle üle. Kui sa veel ei ole seda vastu võtnud, siis on võimalus öelda kas või: Jumal, ma veel täpselt ei tea, mis see on, aga ma tahan teada. Kui me loeme siit natukene edasi, peale kui paasasöömaaeg oli läbi, samas 26. peatükist, mõned salmid edasi.
36 kuni 39 salmini. See on Jeesus Getsemanis. Siis tuli Jeesus nendega paika, mida nimetatakse Getsemaniks, ja ütles oma jüngritele: istuge siin nii kaua, kui ma lähen sinna ja palvetan. Ja ta võttis enese juurde Peetruse ja 2 Zebedeuse poega ja hakkas kurvaks minema ning ahastust tundma. Siis ta ütles neile: minu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake minuga. Ja ta läks pisut eemale, heitis silmili maha, palvetas ning ütles: minu isa, kui on võimalik, siis mingu see karikas minust mööda. Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. Ja Markuse evangeeliumis on isegi öeldus, et ta nagu vappus ja nagu suur hirm tuli tema üle. Jeesus tundis hirmu selle ristisurma, selle lunastuse ees, mis teda ees ootas. Ja see võis olla temale väga raske koorem mõelda, et armastavale ja heale Jumalale kõige parem plaan on see, et ta sureb kõige hirmsamat ristisurma. Ja kõige olulisem siin jälle see Getsemani loos, mis ta ütleb 39. peatükis: ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan, vaid kuidas sina tahad. See on jälle ühe Jumalaga lepingus olemise üks nagu olulisi selliseid punkte ja või asju nagu meeles hoida. Et Jumal teeme nii, nagu sina tahad, mitte nagu mina tahan. Sest tema teab, kuidas on meile parim. Ja isegi vahest mõned head asjad meie elus võivad saada väga oluliseks osaks meie elus. Võivad saada nagu identiteedi, võtta suure osa meie identiteedist. Me rajame oma elu nagu nende peale, toetame. Olgu kas või lapsed või pere või karjäär või säästud või mis muu hea asi. Ja mingit pidi, ma arvan, Jumala järgijatena meil on alati nagu hea ka meelde tuletada seda, et tema andis kõik ära. Tema loobus kõigest. Ja see uus leping, Jeesus kirjutas väga kallilt oma verega sellele alla. Nii et olgem ka meie valmis nagu loobuma. Mõtelgem läbi ka selle suure reede ja selle suure reede eelsel ja suure reede aegsel ja sellel ülestõusmise ajal, neil pühade ajal. Kas midagi on minu elus, mis mul on vaja anda ära, isegi kui see on valus, isegi kui ma olen seda varjanud, isegi kui ma olen seda peitnud, isegi kui ma mõtlen Jumala ära ainult seda ütle, või kui keegi seda ainult mainiks, mul tuleks pisar silm. Või olgu see midagi väga ilusat ja vägevat mu elus, aga millele ma loodan liialt palju, mis on osa minu identiteedist. Nii et kallis sõber, täna ongi need kuidagi 2 sõnumit. Ühtepidi me oleme sellest lepingus koos Jumalaga, mis on vägev. Ja teistpidi ta maksis sellest nii suure hinna, et olgem ka meie nagu täiega selles lepingus. Jumal pani nagu ingliskeelne väljend all in, ta pani kõik sisse. Ja olgem ka meie kirglikud, pangem ka meie kõik sisse Jumalaga suhtesse. Et nagu tunda rõõmusest lepingust. Et me võiksime tõesti tunda, et meil võiks olla elu ja kõik ülirohkesti. Et siis see kristlik elu saab nagu tõeliselt ägedaks, kui me nagu täiega järgime Jumalat. Kõigega, mis meil on. Ja ma palvetan meie eest. Jumal, aitäh, et sina ohverdasid oma poja. Ja sa tegid uue lepingu. Ja sinna uude lepingusse on kõik kutsutud, kes tahavad tulla. Ja see on tasuta. Aga ühtepidi see on väga kalli hinnaga makstud ja saadud meie jaoks. See on sinu kallipoja Jeesuse verehinnaga saadud. See võimalus meile tulla Jumal sulle lähemale, tunda sind ja elada seda head ja ülirohket elu. Issa ma palun ka igale kuulajale ja vaatajale praegu, et me võiksime ka sel ajal praegu katsuda oma südame läbi. Et vastata Jumalale. Kuulda tema häält, olla suhtes temaga ja olla nagu täiega selles lepingus. Ja võib-olla mitte mõelda ainult, et võtan sellest lepingust oma boonused ja plussid, vaid ka anda ennast sinna lepingusse sisse. Siis see leping töötab täiega. Jumal, seda ma palun nagu igale kuulajale,
õele vennale ka Kristuses, et see oleks aeg, kus me saaksime sinule lähemale tulla ja kus me saaksime nagu tunda, et sina oled meie issand, sina oled meie Jumal. Me oleme sinuga lepingus, me oleme lepingu rahvas. Palun seda kõike Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.